Aitäh, hea juhataja. Head kolleegid, nagu ma varasemaltki erinevate teemade üle arutades olen öelnud, siis aina rohkem saab kinnitust see, et probleemiks või probleemide põhjuseks erinevates valdkondades on poliitilise juhtimise nõrkus või kohatine puudumine. Ja valdkond, kus see mure nüüd minu ja mu kolleegide arvates avaldub, järjekordne koht, on meie Riigimetsa Majandamise Keskus. Ja minul on tekkinud tõsine mure selle pärast, mis seal toimub. No kui te mäletate, siis Ukraina sõda oli kestnud umbes pool aastat, kui ootamatult otsustas ametist lahkuda luurejuht. Ja huvitaval kombel see kuigi suurt arutelu meedias ei tekitanud, et olid mõned intervjuud, ka siin tänane aseesimees Kivimägi väljendas üllatust ja mõningast nördimust ja inimene asus tööle siis RMK juhina. Ja nüüd ma ei tea, kas see, mis RMK-s täna toimub, tulenebki sellest, et inimesel puuduvad teadmised ja kogemused ja arusaamine sellest eesmärgiks, milleks Riigimetsa Majandamise Keskus on loodud ja ka sellest vastutusest, mida see asutus kannab. Või on tegemist sellega, et sellise üleüldise ideoloogilise ja poliitilise raamistiku mõjutuse tõttu ta ongi valinud vale suuna RMK-le. Nii ma ise, kui ma räägingi siin, ütleme, kogenud metsameeste ja kogenud RMK töötajatega, eks nemadki tunnistavad, et ka eelmise juhtkonnaga murti piik erinevatel teemadel. Aga mille osas on üksmeel, on selle osas, et tol ajal RMK väga selgelt tegutses vastavuses oma nimega, mis on Riigimetsa Majandamise Keskus. Tegutseti nii, et meie üks olulisim loodusvara kasvaks, säiliks, et meie lapselapsed oleksid rikkamad. Täna liigutakse vastupidises suunas. Toogem kas või näide sellest eilsest uudisest, kus RMK-sse nüüd on ilmunud inimene, kes on otsustanud Eesti riigi suure varaga minna, ma ütleks, loteriid mängima. Kas see nüüd on esimene arupärimine või on? Kohe jõuan esimese lõpuni ja lähen teise juurde üle. Aga siis on ainult minut jäänud. Ja sellega seoses, ühesõnaga see loterii on siis selles, et tahetakse siseneda süsinikukvootide vabatahtlikule turule. Ja sellega seoses me anname koos kolleegidega üle 2 arupärimist, mitte selle CO2 teemaga veel, aga üks konkreetne asi, RMK koondab enda metsakasvatustöötajaid, läheb üle odavamale eeldatavalt nende poolt eeldatud tööde sisseostule ja samas see kokkuhoid tundub olevat täpselt see maksuraha, mis täna tööjõumaksudelt makstakse, ehk riik tõstab raha ühest taskust teise, pluss metsatööde kvaliteet võib eeldada, et oluliselt langeb, sest tänane kogemus näitab väga suurt kvaliteedivahet oma töötajate ja sisseostetud tööde vahel. Ja teine arupärimine puudutab seda, et RMK täna aina rohkem on muutumas ise looduskaitset eestvedavaks ja riigimetsa majandamist takistavaks organisatsiooniks, nii et sellega seoses ja just selle poliitilise juhtimise osas esitame küsimused kliimaminister Andres Sutile, et kas see kõik ikka peaks nii olema. Aitäh! Ja suur tänu! No vastavalt oma eelnevale üleskutsele katsun siis ise mahtuda oma sõnamõtuga 5 minuti piiresse. Praegu seda survet enam ei ole. Ei, survet ei ole, aga ma asetan ise endale selle surve vabatahtlikult. Et esiteks suur tänu arutelu korraldajatele ja ka tänastele kõnelejatele. Probleem on kahtlemata reaalne ja vajab tõsist tähelepanu ja see, mis siin täna toimus, on igati kohaseks osaks selle tähelepanu osutamisest. Aga nüüd mõned kiired tähelepanekud siis teemaga seonduvalt. Esiteks on loomulikult tõsi ja keegi ei vaidle selle vastu, et tuleb tegeleda valdkonna kuritegude ennetusega ja tuleb tegeleda ka sellega, et luua nende kuritegude menetlemiseks paremaid võimalusi riiklikele struktuuridele. Ennetusega tuleb tegeleda nii telkodel, pankadel kui ka riigil. Lisaks siis menetlus on riigi kohustus loomulikult. Aga
minule tundub küll, olles kõike seda kuulanud, et esmane tasand peaks siiski probleemiga tegelemisel ja probleemi põhjuste tuvastamisel seisnema selles, et tuleb apelleerida inimeste oma vastutusele ja teha ära kõik sellel tasandil, et inimesed ise oleksid suutelised oma vara kaitsma ja sealt edasi toetuksid siis sellele, et ka teised pingutavad selle nimel, et nende vara kaitsta. Meile ju sageli meeldib rääkida sellest, et Eesti rahvas on ikka üks tark rahvas, et me oleme haritud rahvas, eks ole, et see tõstab meid esile. Aga kui samal ajal näiteks seesama rahvas või suur osa sellest rahvast ei ole võimeline aru saama nii lihtsast asjast, et ära anna oma kasutajatunnuseid ja PIN 1 ja PIN 2 koode, kas siis ID-kaardi koode või Smart-ID koode võõrastele, kes sulle helistavad, siis väga vabandan, aga ei saa nagu mitte kuidagi öelda, et meil on tegemist haritud rahvaga. See ei ole nüüd mingisugune keeruline asi, millest aru saada. Ei ole keeruline asi. Kui sulle helistab võõras inimene, siis sa ei anna talle mitte mingil tingimusel ei oma kasutajatunnuseid ega PIN 1 ja PIN 2 koode. Kas on raske aru saada? See võib olla väga raske aru saada. Kui on väga raske aru saada, siis peab ütlema, et tegemist ei ole intellektuaalselt väga võimekate inimestega. Ja nüüd ütleme nii, kui inimesed näiteks ei tea seda, ütleme, üks on see, et tead, aga ei saa aru, aga teine asi on see, et ei tea, siis siin on ju väga selge esmane tasand see, et saaks korraldada ka riiklikke teavituskampaaniaid. Näiteks ERR-i vahendusel. Ma ei ole suur televiisori vaataja või veel väiksem olen, ma olen raadiokuulaja, aga ma ei ole kuulnud, et sellist süstemaatiliselt kampaania vormis inimesi teavitatakse sellest, nendest ohtudest ja sellest, mida tuleks siis teha, et neid ohtusid neutraliseerida. Esimene tasand. Siin on see koht, kus tuleks teha. Enne kui me hakkame siin põhjalikult arutama, milliseid seadusandlikke samme tuleks astuda selleks, et piirata siis täiendavalt inimeste põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi, millele tänane arutelu ka suures osas vähemalt keskendus. Ja veel kord, et kui näiteks inimene saab telefonikõne ja talle öeldakse, et palun jätke oma koduvõtmed sellesse ja sellesse kohta, sellepärast, et me tahame tulla üle vaatama teie kütteseadmeid. Eks me oleme siin, ma ei tea, tehnilise järelevalve ametist või kust iganes, eks ole. See on seadusest tulenev kohustus, te peate meile võimaldama ligipääsu, aga te võite jätta meile lihtsalt sellele aadressile kuskile postkasti võtmed ja me siis tegeleme selle asjaga ja pärast paneme teie võtmed kuskil teise kohta tagasi, kus te saate need kätteks. Ja inimene teebki nii ja pärast avastab, et tema kodu on tühjaks tehtud, siis ei ole tegelikult kedagi teist süüdistada. Ei ole selles asi, et parlament pole piisavalt kehtestanud seadusi või keegi teine ei ole tema jaoks midagi teinud, vaid küsimus on ikkagi isiklikus vastutuses enne kõike. Ja see ongi see printsiip, mida ma tahaksin rõhutada. Me peaksime ikkagi pidevalt lähtuma sellisest hoiakust vabas ühiskonnas, et enne kõike me apelleerime inimeste isiklikule vastutusele. Ja isiklikusest vastutusest rääkides on ju ka mitmesuguseid meetmeid, mida saaksid näiteks pangad rakendada ilma, et kellegi vabadusi tegelikult piirataks. Näiteks pakkuda välja inimestele võimalus määratleda ülekande tegemise aeg. Kas sellise baasprintsiibi näiteks, et mina oma pangakontoris või internetipangas ütlen, et mina tahan, et minu tehingud ei realiseeritaks kiiremini kui 12 tunni jooksul, 24 tunni jooksul või 48 tunni jooksul. Ma usun, et see ei tohiks ka tehnoloogiliselt olla eriti keeruline, baasprintsiibina. Ei tohiks ilmselt olla isegi väga keeruline teha makse juurde üks väike eraldi lahter, palun see makse realiseerida, eks ole, kas kohe 12 tunni jooksul või 48 tunni jooksul. Ja vastavalt sellele siis ongi juba tagatud täiendav turvakihistus, mille jooksul siis jõuab ka ühtlasi kontrollida pank, kas tegemist on õiguspärase tehinguga või mitte. Teine konkreetne meede, mida saaks rakendada inimene ise, öelda, et näiteks minu pangakontole saab sisse logida ainult biomeetriliste andmete tuvastamise korral. See võib eeldada ka mingit täiendavat teenustasu, aga see ongi siis see, mis sa paned selleks, et sinu konto oleks paremini turvatud. Nii et võib-olla peakski keskenduma ennekõike nendele asjadele, mida siis inimesed saaksid ise teha, sealt edasi meetmetele, mida riik saab inimeste hüvanguks teha. Aitäh!